Nii, tere siis, head inimesed, kes te olete täna siia tulnud. Aitäh teile, et aega leidsite. Minu nimi on siis Georg Kirsberg ning just paar päeva tagasi avaldasin oma uue raamatu nimega Poliitilisi mõtisklusi, mida siis siin seismas näha võite. See raamat on järg minu eelmisele raamatule Poliitika psühholoogilised alused, mis ilmus juba 2014 aasta lõpus. Et sellele raamatule ma esitlust ei teinud, sest pidin olema Eestist ära sel ajal, nii et nüüd siis esitlen neid mõlemid korraga. No, raamatute maht kokku on 1000 lehekülge, et seega ma nüüd põhjalikku ülevaadet nendest siit anda ei saa. Aga ega seda polegi vaja, et kellel huvi on, siis loeb ise. Et umbes veerand tunni jooksul praegu siis annan teile mõlemist raamatust kiire ülevaate. Et sissejuhatuseks, et mõlemad raamatud on tõsised ja poliitikaalased, mis lahkavad siis meie ühiskonna kõige teravamaid probleeme ja seda siis lähtuvalt psühholoogilisest vaatevinklist. Poliitika psühholoogiline käsitlus on üsnagi uus valdkond ja senini veel mitte väga levinud. Ma nimetaksin selle eriala pioneeriks Venemaal Sankt-Peterburgi ülikooli psühholoogia professorit Anatoli Tšimihevit, kelle teoorial siis minu esimene raamat Poliitika psühholoogilised alused põhineb. Anatoli Tšimihev siis käsitleb poliitikat kui psühhomanipulatsiooni ja marketingi teadust, mida ta tegelikult ju ongi. Enda esimest raamatut alustan siis suurema peatükiga Ühiskond kui emotsioonide kogum, kus siis räägin kultuurist ja religioonist ning sellele siis järgnevalt üldiselt ajupesust, sest religioon on üks selle alamliike. Seejärel siis tuleb järgmine peatükk nimega karakteristika, kus ma võtan siis pikemalt vaatluse alla professor Tšimihevi teooriat. Tema räägib oma raamatus sellest kõigest üldiselt, nimetamata ühtegi nime ega siis mõnda konkreetset riiki, kuid mina siis ühendangi tema teooria meie praktilise poliitikaga, käsitledes siis erinevaid Euroopa riike ning seal valitsevaid poliitilisi süsteeme või siis täpsemini mentaalseid süsteeme. Alustan seda peatükki siis inimkäitumise ja selle lähtealustega ning inimkäitumine temperamendi baasil ning sealt edasi lähen siis etnopsühholoogiasse, et analüüsida inimkäitumist rahvuse baasil. See on muidugi vähekene keerulisem ja ebatäpsem, kuid siiski võib täheldada, et rahvuste poliitilisel käitumisel eksisteerib oma korrapära ja reeglid. Lähtuvalt sellest siis jaotan maailma psühholoogilisteks regioonideks. Edasi siis tuleb vaatluse alla demokraatlik poliitika, kes juhib riiki, kui seal valitseb demokraatia, et juhib muidugi rahvas, aga see rahvas on natukene manipuleeritav ja kuidas seda manipuleeritakse poliitilise marketingiga, sellest siis natuke räägin. Ja seal samas ka analüüsin siis diktatuure. Ja omaette peatükk on veel meedia demokraatlikus ühiskonnas, mis teatavasti mängib väga suurt rolli selles demokraatia arengus. Siis edasi läheme üle psühholoogial põhineva majandusega
sest ka erinevates majandussfäärides mängib psühholoogiline töötlus ja manipulatsioon määravat rolli. Ma leidsin 8 erinevat kontseptsiooni majanduse ja psühholoogia seoste üle. Siis edasi läheb analüüs sõjaväele, armeele, riigi kaitsevõimele, kus siis peamiselt võtan vaatluse alla Iisraeli sõjaväe, mismoodi seal asju korraldatakse, millise mentaalse raamistiku alusel, ning edasi siis Eesti sõjavägi ja muud Euroopa sõjaväed. Nii, ja sealt siis edasi järgmine peatükk räägib autoriteetidest ja nii nimetatud autoriteetidest ehk siis nendest poliitikutest ja riigi- ja majandusteadlastest, kes on ennast haipinud autoriteetideks omamata tegelikku kompetentsi. Väheke analüüsime ka küsimust, kas nüüd on ajaloo lõpp käes, nagu tuntud ajaloolane ja politoloog Francis Fukuyama sellest omal ajal suure raamatu kirjutas, mis tekitas palju furoori, aga paraku ta eksis, nagu me teame, mingit ajaloo lõppu ei ole ega ka tule ja miks sellest siis siin räägin. Lühidalt selle raamatu kohta siis kõik poliitika psühholoogilised alused. Et selles raamatus asi nii-öelda liiga käest ära ei läheks, et ta ei muutuks liiga pikaks ja segaseks. Ma kirjutasin ühe raamatu veel juurde, siis see, mille praegu avaldasin, poliitilisi mõtisklusi, mis on siis täiendav artiklite kogumik eelmisele raamatule. Eelmisse raamatusse seda kõike ei oleks saanud sisse kirjutada, oleks läinud liiga segaseks ja keeruliseks. Et lähtuvalt sellest siis need faktilised ja ajaloolised, faktoloogilised ja analüütilised asjaolud siis panin kokku eraldi raamatusse, mis tuli paksem kui eelmine. Siin artiklite kogumikus siis käsitletakse jällegi neid olulisi probleeme meie tänasele ühiskonnale ja Euroopale ja lõppkokkuvõttes siis kõige suurem probleem on globaliseerumine. See, mis viib meilt välja majandust ning toob meile sisse võõrkultuurseid migrante. No alates eelmise aasta migratsioonikriisiga muutus see teema eriti palavaks. Küll aga see raamat algab artikliga nimega Ukraina, kas väikene Venemaa, mis on ka selle raamatu kõige pikem artikkel ning räägib siis praegu toimuvast Venemaa ja Ukraina sõjast, täpsemini Venemaa invasioonist Ukrainasse, mis on ka omaette psühholoogiline probleem. Ma alustan siinkohal siis Ukraina ning Venemaa suhete analüüsimist ja kujunemist alates kõikide aegade algusest ehk siis 10. sajandist Kiievi Venemaast alates, sest just nii kaugele tagasi lähevad praeguse Venemaa ja Ukraina konflikti põhjused. Mismoodi Ukraina oli tol korral Venemaaga seotud, kuidas ta on, võiks öelda, vene šovinismi häll, kuidas siis mingi aeg hiljem hakkas arenema eraldi Ukraina rahvus, mis praegu muidu edasi kestab, 2014. aasta invasioon Ukrainasse Venemaa poolt siis tingis seal uue rahvusliku õitsengu. Küll aga väga huvitav on jälgida, kuidas see võitlus on viimase 1000 aasta jooksul kestnud.
Et ühesõnaga Venemaa invasioon Ukrainasse täna ei ole mitte midagi uut. Kes vähekenegi tunneb Ukraina ajalugu ja identiteedi kujunemist ning Venemaa identiteedi asju, siis see oli, võiks öelda, ajaloo täitsa normaalne jätk. Mitte, et ma seda takka kiidaksin, Venemaa invasioon ei ole mitte kuidagi sinna õigustatud, aga lihtsalt, et see on loomulik jätk. Edasi siis muidugi raamatus analüüsin ka mõningaid konkreetseid poliitikuid, vene šoviniste Eesti poliitikas nagu Yana Toom, Litvininova, Tšernogorovat, kes on siis läbi meie Kremli erakonna läinud juba ka Europarlamenti soosima siis Putini agressiooni. See on ka omamoodi mentaalse retardeerumise ilming Eesti ühiskonnas, mida ei oleks tohtinud juhtuda, aga jah, kahjuks juhtus. No siis ma siin analüüsin veel ka meie president Ilvest, temaga seotud kogu korruptsiooni, ärmatamist, korteri ärastamist ja nii edasi. Ja muidugi ka tema lõputu pugemine Brüsseli ees selle multikultuursuse ja sallivuse asjadega, mis ei ole mitte midagi muud kui tänapäeva uus kadaka sakslus. Omaette artikkel on siis immigratsioonist numbritega, kus ma räägin inimkonna rahvaarvust ning immigrantide numbrist. Ja see on väga huvitav. Ma nimetan teile siin ka peast mõned numbrid, mis meelde jäid. Alustame kogu maailma elanikkonnast. 1940. oli maailmas 2,5 miljardit inimest, 1950. 3 miljardit, 1990. alguses 5,4 miljardit, täna 7,6 miljardit. Maailma elanikkond kasvab meeletult, samas kui eurooplaste arv on viimase paarikümne aasta jooksul pidevalt vähenenud. Maailmasse sünnib igal aastal 100 miljonit uut inimest, kelles praktiliselt kõik tulevad arengumaailmast, Aafrikast, islamiriikidest. Samas kui Euroopa Liidu keskmine sündimuskordaja on vaid 1,4, mis on siis negatiivne. Eelmisel aastal voolas siis Euroopa Liitu umbes 1,2 miljonit uut migranti, milles siis tõusis ka suur paanika meie meedias ja poliitikas, mis tingis ka parempoolsete erakondade reitingu tõusu. Aga millele ma lihtsalt tahan tähelepanu juhtida, et tegelikult ei olnud siin mitte midagi uut. Ma pean silmas seda suurt immigratsiooninumbrit. Ka 92. aastal saabus Euroopasse 1 miljon migranti üle Vahemere. See meeletu immigrantide mass on siia sisse voolanud alates 80ndate keskelt kuni tänaseni igal aastal 500,000 kuni 1 miljon tükki. Ehk siis see eelmise aasta suur paanika ei ole midagi uut, aga hea, et vähemasti siiski hakati sellele probleemile nüüd rohkem tähelepanu juhtima. Noh, siin on muidugi palju artikleid, ma neid kõike ei jõua esile tuua. Nimetan veel ühe võib-olla olulisema seoses immigratsiooniga. Ma olen siia ära toonud Saksamaa Bremeni ülikooli sotsioloogia emeriitprofessori Gunnar Heinsohni eelmise aasta lõpu intervjuu, kus ta ütleb otse välja, et Euroopast saab 3. maailma riik, kui jätkub praegune immigrantide sissevool. Miks ma selle esile tõin, sest te kõik väga hästi teate, et samal ajal Saksamaa riigipead eesotsas Merkeliga räägivad muud kui sellest, kui palju kasu see immigratsioon meile toob
puhas demagoogia, valed ja ajupesu. Aga lihtsalt, et esile tuua, et Saksamaal on veel olemas ka mõistusega inimesi, kes seda probleemi adekvaatselt käsitlevad, kuid nemad on kahjuks praegu valitseva mediokraatia poolt maha surutud. Siis edasi ka analüüsin, kellele immigratsioon kasulik on. Muidugi teatud ettevõtted, kes lobistavad meie valitsuste käest raha välja nende toitmisega. Eesti seesotsas aktsiaselts Hoolekandeteenused, kes neid majutab. Aga jah, omaette teema on veel islami olemus üldiselt artiklis nimega Džihad, mis põhineb siis suuresti Tartu Ülikooli islamiteadlase Üllar Petersoni vastavatel artiklitel. Tema on siis üks väga väheseid islamiteadlaseid Euroopas ja Eestis vist ainukene, kes on julgenud islami olemusest rääkida nii, nagu see tegelikkuses on. Olgu veel öeldud nii palju, et islamikeelne termin Dar al-Harb, sõja talermaa, on siis see, millega tähistatakse Euroopat. Aga loomulikult ei ole kogu paks raamat pühendatud vaid immigratsiooni asjadele. Siin räägitakse ka meie esimesest presidendist Konstantin Pätsust, kas ta oli Eesti riigi looja või hävitaja, Eesti-Vene piirilepingust, Eesti kaitseväe probleemidest, Eesti sidemagistraalvõrgust, sellest, mis on kõik ärastatud rootslastele, ka meie pensionifondidest, Edgar Savisaar Burešina fenomen. Edgari õige perekonnanimi on Burešina, ta on rahvuselt venelane, mis selgitab ka tema venelembust. Ta just praegu hiljuti käis ju ka Ühtse Venemaa kongressil, Putini erakonna kongressil Venemaal. Ka see on üks suur julgeolekuoht meie riigile. Aga edasi on juttu veel ka investoritest kui soolapuhujatest. Ma pean silmas meie fondihalduritest, et millel nende äri põhineb. Ka Venemaa sõjakultuur Bespredel ja palju muud, et kindlasti on kõigil juba pea segamini läinud, et ma ise rohkem ei räägi, läheb segamini, aga võib-olla on kellelgi siin tekkinud mingeid küsimusi. Ei ole. Siis ma sellega lõpetaksin enda tänase ettekande. Aitäh kõigile tulemast ja kena päeva, aga ma olen veel siin, kui keegi midagi soovib. Aitäh!